Ma käisin esimest korda Tartu kunstimajas ja siin Monumentaalgaleriis paar aastat tagasi. Mul oli meeles täitsa teine projekt, mida ma piltide järgi mõtlesin, et võiks siia sobida. Aga siis mulle näidati seda Monumentaalgaleriid ja mulle tekkis selle vastu nii suur isu kuidagi, et väga mõnus koht, ilus valgus, ilus ruum. Ja siis ma otsustasin, et ma tahan siia midagi täitsa uut ja muud teha, mitte seda projekti, mida ma algul mõtlesin. Siin näitusel mul on üleval 3 teost, mis võib-olla üldiselt kokku räägivad asukoha ja ajavoolu kogemusest ja selle kogemuse esitamisest. Teosed on võib-olla suht kontseptuaalse lähenemisega, et mingit selget message'it või sellist nendel ei ole. Mind huvitab rohkem selline väike nihe, mida võib-olla nad torkavad liikvele publiku meeles või kogemuses. Need eraldi siis nad teosed lähenevad erinevaid aspekte sellest tervikust. Siin on üks, mis põhineb filmidele, mida ma filmisin kolleegidega aastal 1997, 26. aprillil, 3 kohas samaaegselt. Ja need filmid ma olen nüüd uuesti töödelnud slaidi installatsiooniks. Seal minu jaoks ta on nagu representatsioon sellest suht juhuslikust momendist. Ja siis, et kuidagi, kui mul oli see mõte, et ma toon selle teose nüüd Tartusse, ma tahtsin kuidagi seda Tartuga asukohaliselt siduda. Ja mul tuli mõte, et äkki, kuna tegemist on selle konkreetse kogemuse ja selle kogemuse esitamisega, et äkki on mõni inimene sündinud Tartus samal päeval ja äkki ma leiaks seda inimest, saaks kätte, saaks temaga rääkida ja siis mul oleks nagu 2 külge juba sellest ajakogemusest. Tuli välja, et 4 inimest ongi Tartus sündinud tol aastal, tol päeval. Üks nendest oli nõus muga koostööd tegema ja nüüd siis tema ongi osa sellest näitusest oma äraolekuga põhimõtteliselt. Ja siis on see 3. teos, mis on pigem siis seda Tartu asukohta rõhutav, kus annab ka nime sellele näitusele Kaetav kaugus. Sellel teosel mul on pildid sellest kohast, vaadates otse pildile otsa, pildi taga, kus taevas ja maakere saavad kokku 4,3 kilomeetri kaugusel, pilt on seal tehtud. Minu jaoks tundub, et nagu tervikuna siis mul on see aeg ja asukoht ja siis see kogemus, mis jätkub, mis on nagu konkreetne asi. Võib-olla seal kontseptina, kuna mind huvitab üldiselt kunstis see konkreetne asi ja tema kujutamise vahe ja kontrast, siis mul on pidevalt kuidagi selline tunne, et ma tahaks neid elemente kuidagi kokku tuua erinevate asjadega edasi töödelda. Selle näitusega üks eesmärk, mis mul oli ja mis mul on teistel näitustel ka viimasel aastatel olnud, on see, et kui siia tulla erineval ajal, ta oleks natuke teistsugune. Selle näitusega kui ma seda mõtlesin ja tegelesin selle näitusega, valmistusin ette, ma käisin 4 korda siin galeriis erinevatel aastaaegadel, erinevatel kellaaegadel, et näha, kuidas päike, mis umbes siis, kui galerii tehakse lahti, alustab sealt, liigub sinna, lõpetab seal, kui galerii läheb kinni, umbes seal, sellel aastaajal. Erineval kellaajal see kogemus on teine. Mul on siin üks selle ühe immateriaalse teosega seoses on vari, mis liigub mööda põrandat ja siis, kui päike läheb puude taga, siis ta kaob ära. Et see inimene, kes on siit ära, ta nagu selle varjuga külastab ka näitust.